Tervist! Objektiivi stuudios on Kersti Kracht, ettevõtja ja EKRE volikogu liige. Tere! Tere! Me räägime loomulikult sellest kaasusest, mis tegelikult muutis Eesti poliitilist maastikku. Nimelt 2021. aastal jaanuaris esitas siis prokuratuur ja kaitsepolitsei peenema nimega kaporatuur teile, vabandust, sinule, me sinatame, ja siis Hillar Tederile kahtlustuse, mille järgi siis Hillar Teder andis sinule altkäemaksu ja kogu see asi on siis jõudnud välja kuni sinna maani, et selle tulemusel loomulikult toimus see, mida me võiksime nimetada riigipöördeks Eestis. Ehk siis EKRE osalusel loodud valitsus kukkus kokku. Me arutame täna sellel teemal loomulikult ja vaatame nüüd seda, mida siis Harju maakohus oma otsuses välja ütles, hiljutises otsuses. Aga räägime ka sellest kaasusest nagu kõige üldisemalt ja võib-olla saate lõpus jõuame välja sinna, et mis süsteem siis nüüd Eestis on ja kuidas niinimetatud kapo prokuratuur, ühisnimetusega kaporatuur siin Eestis toimetab ja kuidas ta tegutseb. Aga Kersti, alustame algusest. Mis siis juhtus ja kas oli märke juba õhus, et midagi hakkab juhtuma enne 2021. aasta jaanuarit? Ja, märke oli loomulikult sellepärast, et mind hakati jälitama siis juunis 2020 ja praktiliselt esimesest päevast peale. Ma teadsin, et mind jälitati. Ma teadsin, et mind kuuleti pealt. Ma teadsin, et meie telefoniga toimuvad mingisugused anomaaliad, mitte ainult minul, aga ka ministril, teistel ministri nõunikel. Ja kuidagi alguses oli see võib-olla natuke niisugune tagasihoidlik. Aga muidugi ütleme siis niimoodi, et me ju allkirjastasime siis juuni lõpus ju Louis Freeh'ga selle niinimetatud rahapesulepingu, kus siis Ameerika advokaadibüroo pidi aitama meil toimetada sellega, et me saaksime Ameerikast kätte trahvid, sest et kui dollariga on toimunud rahapesu, siis Ameerikal on õigus nõuda selle eest pankadelt, kes on siis seotud rahapesuga, niisuguseid suuremaid trahve ja Eesti, kes oli siis tegelikult ju kõige rohkem kannatanud sellest Danske rahapesus, tahtis ka nii-öelda Danske käest raha saada või õigemini siis läbi Ameerika, ütleme siis niimoodi, et läbi USA siis nagu struktuuride, organisatsioonide, kes sellega nagu tegelesid siis läbi USA prokuratuuri. Ja loomulikult ju sinna järgnes ka kohe nagu Swedbank, nagu me teame, ega me tegelikult tänase päevani ei tea, kui suured summad ja kus nagu läbi käisid, eks seda ilmselt teavad need, kes seda uurinud on ja kui palju üldse, ütleme siis niimoodi on jõudnud uurimisorganite kätte. Aga ehk siis sellest hetkest, kui see Louis siis nagu nii-öelda siia tuli ja kui me need asjad sai alla kirjutatud, siis praktiliselt mis juhtus, meil oli ju koroonaaeg. Kui me teame, et me ei saanud õieti mingisuguseid koosolekuid normaalselt pidada, me pidimegi oma igasuguseid kohtumisi varjama, käisime, kui sa maskiga ei tahtnud kusagil ringi käia, siis sa pididki natuke teistmoodi toimetama ja eks me siis seal kõik leiutasime, kuidas keegi mingit pidi oskas. Aga mina pidin minema siis juulis puhkusele 2020 ja ajakirjandus hakkas niimoodi ründama siis seda meie lepingut. Hakati igal pool urgitsema ja mina alguses tegelikult mõtlesingi, et kõik see, mis nagu minuga toimub, ma arvasin, et seal on väga palju osa ajakirjandusel, kes otsivad siis mingisuguseid nii-öelda kompromiteerivat materjali inimestega kohtumisest ja asjadest ja miks me ka, kui öelda, et me seal konspireerisime mingeid oma kohtumisi, siis me tegelikult kartsime nii-öelda seda ajakirjandust, sellepärast et see rünnak oli ikkagi nagu väga suur ja väga tihe. Nii et asi päädis sellega, et mina praktiliselt puhata ei saanud, me olimegi kogu juuli tööl ja
ja siis ütleme siis kõige osavam jutumärkides pealtkuulamine toimus siis nii, et meil olid EKRE suvepäevad kohe augusti alguses ja me tegime väikese koosoleku siis Martin Helmega, kus olime siis mina, Kristel Menning ja Rain Epler, istusime Martini siis seal hotellitoas, kus meil suvepäevad olid ja arutasimegi seda rahapesu asja. Kristel Menning oli teinud meile mingisugused koopiad igale ühele niisuguse väikese niisuguse memo, kui kaugele me siis olime jõudnud oma nende igasuguste lepingutega ja millal kohtumised hakkavad ja kõik. Ja siis sellel hetkel, kui me seal toas istusime, järsku kõikidele tulevad nagu sõnumid telefoni peale. Ja need sõnumid on kõikidel täpselt ühesugused, et siis kuu alguses meile teatati, et nii-öelda see internetimaht, mis teil on nagu lepingu järgi, see on nüüd läbi. Siis ma ei tea, kas see oli 3. või 5. kuupäeval ühesõnaga, mille peale Kristel Menning ütleb, aga mul on piiramatu, miks mina selle nagu sain? Ühesõnaga, meil oli see nagu selge, telefonid igal hommikul olid nii tulised, et me alati naersime, et mina võisin oma telefonide peal muna praadida, nagu me ütlesime, et meil oli selge, et meil on nagu pidev saba, nii-öelda pidev pealtkuulamine ja rääkides siis nagu need legendaarsed jutud seal Tederiga rannas jalutamisest ja ma ei tea, kus me siis seal suvel pidime nagu olema, ühesõnaga, kui me tahtsime üksteisega rääkida, et eks me siis seal rannas nagu tõepoolest jalutasime, sellepärast et sisuliselt 100 meetrit oli rand minu majast, et see ei olnud see, et me kuhugi sõitsime, midagi konspireerisime, ei. Me lihtsalt läksimegi, jalutasime rannas, kui me jalutasin kõikide oma külalistega või kellega ma rääkisin tavaliselt alati rannas, et see oli täiesti tavaline, ma jalutasin ka üksinda iga päev rannas, nii et selles mõttes ei olnud seal midagi nii-öelda niisugust väga, kuidas ma siis ütlen, et mis võiks olla nii-öelda väga kriminaalne. Aga mis hiljem mulle nagu teatavaks sai, mis on selle asja juures väga huvitav, loomulikult ei ole mul selle kohta mingisuguseid andmeid, aga kui peale selle, kui ma nii-öelda vanglast vabanesin veebruari keskel, muuseas, ma pean siia selle ütlema, et läks mõned päevad mööda ja mind hakati uuesti pealtkuulama jälitama. Nii et ühesõnaga alustati uuesti jälitamise pealtkuulamistoimingutega, kui ma olin vanglast vabanenud mõne päeva pärast. Ja kui ma siis vabanesin, siis igasugused väga huvitavad inimesed hakkasid minuga ühendust võtma, minuga jagati igasugust infot, missuguseid kanaleid ma peaksin kasutama, kui ma tahan rääkida, kuidas ühesõnaga siis rääkida nii, et pealt ei kuuldaks, et olid palju hästi informeeritud sõpru. Ja üks info, mis mulle tuli, oli siis selline, et tegelikult kuulati meid pealt selliste vahenditega, mis üldse kaitsepolitsei oli saanud teabeametilt, mis oli siis eriti ohtlike terroristide nii-öelda tabamiseks mõeldud. Ehk siis kõike seda, mida siis meie seal nagu tegime, rääkisime või ükskõik, siis seda oli vaja siis nagu igat sõna 24/7 oli vaja nagu teada. Nii et siis eriti ohtlike kurjategijate jaoks mõeldud tehnika oli siis see, millega siis meid jälitati ja pealt kuulati. Kas sa oled teadlik, et prokuratuur andis selleks oma nõusoleku selleks jälitamiseks, nii valdavaks jälitamiseks või oli see kapo oma looming? Ma ju kõiki asju nagunii ei tea ja ma lihtsalt toon ühe näite, mis puudutab näiteks telefonide pealt kuulamist, kuidas kohtu käest nagu luba võetakse. Mul on jällegi inimesed rääkinud seda, kes on asjaga kursis, kes on olnud oma seal kriminaalasjadega kimpus, eks ole, mina ei ole täpselt nagu näinud, mida nad küsivad, aga mul on rääkinud inimesed, et mida nad teevad, on see, et nad kirjutavad sinna, et lubada pealt kuulata Mr. X ja kõiki temaga seotud isikuid ja tehtud kõnesid. Ehk siis sinna nagu ei panda neid nimesid, numbreid ja sellele kirjutab kohtunik alla sisuliselt. Ehk siis see tähendab seda, et näiteks kaitsepolitsei või prokuratuur võib sinna lisada, ma ei tea, kui pika nimekirja, nii et sa võid ka sinna panna isikuid, keda sa tahad nagu pealt kuulata ja siis sa nagu kuulad võib-olla, kes ei ole üldse selle asjaga seotud. Et meil on see niisugune lõdva, nii-öelda suhtumine kõikidesse nendesse asjadesse. Täpselt, siis kohtult loomulikult tuleb see luba küsida. Ja, absoluutselt. Ja, nii et selles mõttes
see pealtkuulamine ja jälitamine oli valdav. Ühel õhtul ma tavaliselt magamistoas, mul olid rullood ees, lisaks veel kardinad, vaatan mul oli niisugune väike pragu, mul oli niisugune nurgaken ja vaatan, et mingisugused punased tuled nagu vilguvad, on ju. Ja mõtlen, et huvitav, et kas naabrimees või keegi seal tegeleb mingite droonidega või ühesõnaga mingid punaste vilkuvate asjadega, mingisugused asjad lendavad ringi. Ja ma nagu ei pööranud selle tähelepanu, mõtlesin, võib-olla naabrid seal tegelevad, vaatavad õhtul, ma ei tea, tähti või mis seal on ühesõnaga. Aga siis ma pärast sain aru ühesõnaga, et siis ka droonid lendasid ümber minu maja öösel. Ma ei tea, ma küll Tederi ja Toomas Tammega küll öösel kunagi ei kohtunud, aga igal ju niisugune mõte neil oli, et ju ma siis seal mingisuguseid ebaõigus kokkuleppeid teen ja altkäemakse võta, nii et ka öösel oli minu üle järelevalve. Kui nüüd küsida nagu lihtsalt kõige lihtsamalt, et mis kokkulepped siis Tederi ja Tammega üldse olid ja mida sa Tederi ja Tammega tegid ja mis asju sa ajasid? Toomas Tammega me tutvusin tegelikult valimiste käigus, siis kui ma kandideerisin Ida-Virumaal esinumbrina ja Toomas Tamme tutvustati mulle kui ettevõtjat, kes on nagu väga hästi kohaliku eluga kursis. Seal ei olnud küll mitte ainult tema, seal oli ka teisi ettevõtjaid ja minul tegelikult palus, ütles, et sa võiksid Toomas Tammega kõikidest probleemidest rääkida, ütles seda mulle Mart Helme, et nemad olid, et Toomas on nagu ka nende nii-öelda, kuidas ma siis ütlen, tuttav ettevõtja Ida-Virumaalt, kellega neil oli olnud juba eelnevalt kontakt ja et tema nagu teab hästi nendest Ida-Virumaa ettevõtjate probleemidest ja mida oleks vaja üldse nagu Ida-Virumaal toimetada ja missugune see olukord tegelikult on. Ja Toomas Tamm oli ka see, kes tõesti viis meid seal mingitele üritustele, kus olid ettevõtjad. Ma käisin seal kohtumas ettevõtjatega niimoodi, et me nagu ajasime nii-öelda seda asja kõik koos. Ja hiljem siis, me saimegi nagu väga headeks sõpradeks sisuliselt, kui mind oli juba nii-öelda, siis ütleme, Martin oli mulle teada antud, et ma saan mingisuguse koha ja siis ma juba Toomasega nendest asjadest nagu rääkisin. Aga nüüd siis tulles nagu selle kalanduse teema juurde, mis nüüd läbivalt seda kriminaalasja läbib, siis Toomas viis ka mind muidugi loomulikult kurssi selle kalandusega. Ütleme siis tema vaatevinklist, eks ju. Ja kes seal iga päev nagu tegeles ettevõtluses siis Kallaste kaluri ja Tamme autoga ja mõlemad on seal seotud. Aga mina olin selle kalandusega juba tuttav, võib-olla juba see oli aastal 2019 või ma arvan, et see oli kusagil 4-5 aastat enne seda. Ja see kokkupuude oli selline, et ma olin EVEA president ja mind alati nagu huvitas see, et mulle tegelikult meeldib valge kala ja ma lähen Selverisse või kuhugi ja vaatan, seal on niisugune, ma ei tea, kärbatanud filee, niisugune pool kuivanud ja 28 eurot on kilogrammi hind ja alati mõtlesin, mis asi see on, et kuidas see nagu võimalik on. Ja meie üks nendest liikmetest oli siis tollane MV Wooli siis omanik ja juhatuse liige Mati Vettevool ja Matiga ma siis kohtusin ühel EVEA üritusel, meil oli vist mingi suur üldkoosolek ja küsisin Mati käest, et kuule, et mis selle kalandusega nagu toimub ja Mati seletas mulle lahti kõik need individuaalkvoodid ja olümpiapüügid ja et kuidas tegelikult olla nagu ei tohiks. Rääkis väga pikalt ja põhjalikult sellest olümpiapüügist, kuidas nagu kõik järjest nagu välja püütakse, kuidas see kala nagu külmutatakse ja lihtsalt selle kala hind langeb ja ühesõnaga kõik sellega seotud nii-öelda tõsiasjad, ütleme siis niimoodi. Ja nii, et kui ma olin siis EVEA president, me sellega isegi vähesel määral tegelesime, selle kalandusprobleemiga. Ja nüüd, kui me 2018 hakkasime tegema majandusprogrammi, siis mina tõstsin selle küsimuse üles juba 2018. aastal majandustoimkonnas, mille peale Martin ütles mulle, et tead, et ärme seda siia nagu majandusprogrammi pane, et see on meil tegelikult maaelu
programmis juba me oleme nagu sisse pannud, me oleme nagu sellest teadlikud. Seda siis EKRE majandusprogrammis, valimisprogrammis. Ja just see, mis me tegime valimisteks. Ja see oli siis juba nagu selge, et seal oli juba teine suurem grupp inimesi, kes tegelikult olid juba tegelenud selle probleemiga ja see läkski juba nagu nii-öelda sinna kirja sellesse maaeluprogrammi. Nii et me majandus, kuigi meil oli ka see nii-öelda mustvalgel kirjas, me võtsime selle sealt välja ja see läks sinna maaelu programmi, millega siis oli ka selge, et kui EKRE peaks koalitsiooni minema, siis see on ka see oli üks nendest kõige tähtsamatest asjadest, mis siis pannakse ka sinna nii-öelda koalitsioonileppesse. Ja hiljem muidugi ma sain teada, et 2018 sügis olid juba mõned siis Riigikogu saadikud esitanud tegelikult juba Riigikogusse andnud sisse siis olümpiapüügi ja individuaalkvootidele nagu ülemineku. Nii et see siis nii palju nagu sellest kalanduse taustast. Aga loomulikult Toomas mind informeeris, kuidas seal on, kuna me olime sisuliselt sõbrad, me mõnikord rääkisime seal üle päeva, teinekord kord nädalas, kuidas meil aega oli. Ja kuna mul oli ka nagu just siis olid mul probleemid, siis minu niisuguse suure tsiviilasjaga, kus mul oli siis tegelikult võetud ära kõik nagu kliendid, tekitatud väga suur majanduskahju ja ma olin saanud 2016 vaheotsuse, et mulle on põhjustatud siis see majanduskahju ja on ebaõiglaselt läbi viidud pandiõigust ja nii, et ma olin nagu lootusrikas, et lõppkokkuvõttes ma ikkagi selle kohtuasja nagu võidan. Lisaks oli seal tehtud hulgaliselt ekspertiise, aga ma pean ütlema niimoodi, et minnes natuke ajalukku tagasi, et nii kui ma EKRE-sse astusin 2017 august, siis Mart Helme käis minuga rääkimas, see oli vist mais või juunis 2017 ja absoluutselt kohe hakkasid mul probleemid. Probleemid hakkasid selle sama kohtuasjaga. Siis tekkis selline olukord, kus määrati mingisugune uus riiklik ekspert, kes aasta aega mitte midagi ei teinud, nii et kohus isegi trahvis teda. Ühesõnaga, kõik asjad, mis olid ennem nagu sujunud ladusalt, kõik asjad ühesõnaga hakkasid toppama ja sisuliselt keerasid minu kahjuks. Nii et seal oli absoluutselt kohe kuri käsi oli nii-öelda sees, kuigi ma olin juba selle kurja käega kokku puutunud 2010. aastal. Minu esimene kokkupuude siis kaitsepolitseiga oli see, kui minu eksabikaasa oli siis tegelenud suuremahulise Latvenergo rahapesuga ja meile tuldi kontorisse läbi otsima ja siis ma nagu esimest korda puutusin kokku, kusjuures huvitav on see, et iga kord, kui mul on kaitsepolitseiga kokkupuude, siis ma puutun kokku alati ühe ja sama inimesega. Kuigi ma saan aru, et seal kaitsepolitsei keskosakonnas ei ole ainult üks inimene või kes neid menetlusi läbi viib, aga millegi puhul see inimene alati tegeleb minuga ja ma olen temaga ka kokku puutunud nagu, ma ütlen siis väljaspool nii-öelda kapo toimetamisi. Aga ma ütlen, et see nõuab võib-olla väga pikka ja eraldi saadet, et rääkida, kuidas Eesti riigis on võimalik kliente ja firmasid üle võtta ja kes sellele katust teevad, ütleme siis niimoodi. Ja huvitav teema kahtlemata, mida miks mitte järgnevates intervjuudes käsitleda, aga teine teema loomulikult Hillar Teder, et see süüdistus oli ju see, et põhimõtteliselt sina peaksid mõjutama Martinit andma KredExi laenu Porto Francole 2%-se protsendiga siis ja Hillar Teder organiseerib siis, kas oli sinu maja ostu või kuidas see asi oli, et selline nagu meelehea, et kuidas sa seda kommenteerid? Tegelikult oli asi nii, et kõik need suured nimetatud need koroonalaenud või majanduse elavdamiseks, et ettevõtteid päästa, käisid ikkagi läbi koalitsiooni nõukogust. Siin ei nõunikud ega ministrid üksinda midagi ei otsustanud. Oli koalitsiooni nõukogu, ehk siis mis tähendab seda, kes ei tea, et kui meil on valitsuskoalitsioon, sinna kuulusid siis tol ajal 3 erakonda, Keskerakond, Isamaa ja EKRE,
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, siis igast erakonnast on 2 inimest, siis 6-liikmeline on see koalitsiooninõukogu ja nemad siis omavahel arutavad, neile pannakse seal lauale, toovad siis kõik erakonnad, kelle poole on pöördutud, mida ja siis nemad seda nagu otsustavad. Ja see Porto Franco, ma saan aru, see laen oli tegelikult juba otsustatud ära kusagil seal märtsis või ma ei tea, millal see täpselt seal koalitsiooninõukogus käis ja kui Martin andis mulle selle käsu sellega tegeleda, siis mina isegi ei teadnud selles mõttes, et oli jutt mingisugusest Porto Franco laenust, sest kui see oli juba nagu, kuidas ma ütlen, ära otsustatud, alles siis ma sain kogu sellest Porto Franco sellest kaasusest nagu teada, mis seal meil seal üldse kogu seal KredExi sees toimus. Ja näiteks ma ei teadnud isegi seda, ma pean ütlema, et kuna ma seda üldse ei jälginud, ei teadnud ma ka seda, et näiteks minister Karu oli käinud siis suurepärasel nii-öelda allkirjastamisel siis, kus EBRD laen sisuliselt oli Porto Francole ette nähtud ja sinna pidulikule üritusele oli siis kutsutud minister Karu. Nii et ütleme siis nii, et kui neid laene hakati nagu andma, siis sisuliselt tegin mina nagu ühe ministri nõunikuna, kuidas ma siis ütlen, järelevalvet nendele laenudele. Sellepärast, et minul oli ka kõige suurem ettevõtluskogemus sealt ja ma nagu tundsin ettevõtjaid, ma sain nendega suht nii-öelda kiiresti kontakti. Nad olid, ütleme siis niimoodi, nõus mulle ka rääkima seda, mis käib kulisside taga. Sellepärast, et väga paljud ettevõtjad kardavad tegelikult ametnikke, kardavad ka poliitikuid, et kas tehakse nagu soodsad otsused või kuidas on, et nad nagu kardavad rääkida. Ei julge, sellepärast, et seal taga käis ikka niisugune, ütleme siis niisugune väga kõva sumin kõikide nende laenudega, sellepärast, et olid vastased, kes nagu arvasid, et üleüldse ei tuleks arendajatele mitte midagi anda, et ei tuleks kinnisvarasektorile anda, seal käis kogu aeg selline nagu võitlus nii-öelda. Ja mis puudutab siis minu isiklikke asju, siis ükskord Illar Teder küsis minu käest, et kuule, aga et sul on nii kohutavalt tööd, mida sa teed kogu aeg, ma näen, et sa oled nii meeletult koormatud, et kui sul oma asjad nagu lähevad. Ja siis ma rääkisin talle, ütlesin, et näed, et mul on selline lugu, eks, et mul kohutav asi venib ja ma pean sisuliselt ühesõnaga tegelema selle maja refinantseerimise, et mul on seal 2 võimalust, et kas ma leian mingi ostja. Seletasin talle lihtsalt nagu ära, kuidas see asi oli. Ja tema toimetas seal midagi oma ette, millest ma mitte midagi ei teadnud, nii et mida ma sain tegelikult alles teada kohtuprotsessil, kui ta tunnistusi andmas, kellelt ta siis oli mida nagu küsimas käinud, et mis selle Kersti nende asjadega nagu toimub. Ta oli lausa käinud seal mingid advokaatide käest küsimas. Mina isegi ei teadnud, et ta seda nagu käis ja tegi. Nii et aga ja kindlasti ei kavatsenud ta ka midagi ära osta selles mõttes, et kui Illar Teder oleks tahtnud midagi ära osta, siis ei oleks olnud tal mingit probleemi seda nagu teha. Nii et järelikult seal ikkagi seda tahtlust ei olnud, nii nagu prokuratuur väidab. Aga nüüd, mida ma tahan nagu öelda selle mõlemi asja nagu kokkuvõtteks? Kõigepealt, kogu seda teemat läbib survestamine ja suunamine. Ehk siis kõik, mida mina ministeeriumis tegin, sõltumata sellest, et kalandus oli sisse kirjutatud koalitsioonilepingusse, sõltumata sellest, et koalitsiooninõukogu oli andnud nii-öelda rohelise tee Porto Franco laenule, siis kõik, mida mina tegin, siis kuidas ma ütlen, aluseks võttes siis koalitsioonilepingu, aluseks võttes koalitsiooninõukogu otsused, kõik oli survestamine ja suunamine. Ehk siis ütleme niimoodi, et kaitsepolitsei ja prokuratuuri meelest, kõik, kes selle asja kokku kirjutasid, ühesõnaga sisuliselt, ütleme, ministri nõunik üldse mitte midagi teha ei tohi. Ametnikud teevad, nemad on seal ministeeriumis tööl, minister on seal nii-öelda poliitik, kes tuleb ja läheb, meile ju ametnikud ütlesid seal ju väga selgelt anti mõista, meie jääme, teie tulete ja lähete. Ja see suhtumine oli ka selline, et ega me ei tohtinud, nagu, kuidas ma siis ütlen, selle kaitsepolitsei ja prokuratuuri meelest üleüldse mingisugust isegi kas või initsiatiivi rakendada, et kõik on nagu paha, eriti veel, kui sa kellegagi mingitest nii-öelda isiklikes kas või sõbrasuhetes oled.
et selles mõttes selle kriminaalasja ülesehitus on väga kummaline. Ja mis ma olen nagu veel mõelnud tegelikult, kui ma vaatan nüüd seda suurt pilti, et mulle tundub, et need inimesed, kes selle kokku kirjutasid, lähtusid sellest, et kui nemad oleksid ministri nõunikud, niisuguse, ma ütlen siis, laia tutvusringkonnaga nagu minul, kui palju nad siis raha teeniksid. Ma arvan, et seal mängib väga palju rolli nende inimeste, kes töötavad kaitsepolitseis ja prokuratuuris, nende rikutuse aste. Ja see rikutuse aste on ikka väga karm. Eriti kui ma vaatan seda survestamist ja suunamist, kui on ees koalitsioonileping, kui on ees 100 päeva plaan, sa ei saa tegelikult nendest asjadest taganeda. Sellepärast, et seal on teised koalitsioonipartnerid ja sa pead neid asju tegema. Nii et selles mõttes on kõik selline ülesehitus, tagantjärgi võime siis öelda, et see oli ikkagi ilmselt selle riigipöörde pärast, mida oli vaja läbi viia. Ja suure tõenäosusega oli ikkagi üks põhjuseid kogu selle riigipöördel, oli see rahapesu. Sellepärast, et kui me olime ikkagi sõlminud ameeriklastega ära selle lepingu, siis nagu ma ütlesin, juulis läks lahti tohutu rünnak. Ja täna ma võin öelda, et see rünnak oli ikkagi neil puhtalt hirmu baasil, kes keda. Ja me ju teame, et nii kui Kaja Kallas sai peaministriks, siis see leping ju praktiliselt kohe lõpetati, see oli üks kõige esimesi tegevusi. Nii nagu me näeme, on lõpetatud täna ära Krimmasjad, Swedbanki Krimmasjad lõpetati siin kas eelmisel aastal ja tegelikult ei ole ühestki rahapesu asjast mitte midagi saanud. Ja muuseas üks asi veel, et 2015. aastal võeti välja siis nii-öelda karistusseadustiku kodifitseerimise käigus võeti välja kõik rahapesu paragrahvid. Ja me ka uurisime, miks seda tehti, ma isegi saatsin, kui ma ministri nõunikuks sain, me saatsime need kirjad laiali ja eks need kirjad ja vastused on täna kõik Rahandusministeeriumi andmebaasis olemas. Nii et me nõudsime nagu vastuseid, et miks seda tehti. Ja ma pean ütlema, et kogu see seadusandlus ikkagi, mis Eestis nagu täna on, see ütleme siis niimoodi, et see ei teeni demokraatliku ja õigusriigi huve üldse mitte. Sellega ma olen täiesti nõus, mis puudutab seda tõdemust. Aga asjade selguse nimel, et sellist olukorda siis tõesti ei olnud, et Hillar Teder oleks tulnud sinu juurde ja ütelnud, et kuule Kersti, et ürita nüüd saada see laen sealt mulle kuidagi peale, et ma saaksin 2%-ga KredExist 40 miljonit. Võt selle 2%-ga on eriti põnev lugu. Sellepärast, et see on tegelikult üldse Euroopa Komisjoni ettekirjutus. See 2% ei ole see, mida Kersti Kracht ütles. Mina lihtsalt ühes kohas koosolekul lõin rusika lauale, kuna 2% oli ka kinnitanud ära, kuna see oli Euroopa Komisjoni määrus, seal oli siis niimoodi, et väikeettevõtetel oli kuni 1 ja siis suurematel ettevõtetel oli 2 suuremad summad ja seal oli valitsuses, oli juba see kinnitatud, oli see samuti vastu võetud ja KredEx ajas ikka oma joru. Ja siis ma olin ühel koosolekul, kui Lehar Kütt, siis tollane KredExi pealik ütles, et ei, meie saame anda neile suurettevõtetele 4,65. Küsin, kust te selle numbri võtate? Ei, see on see pankade intress. Ja siis ma ütlesin nii. Nüüd ma lähen ja kaeban Martin Helmele ära, et te oma valitsete siin. Ja sellest tuli nagu suur pahandus sõnaga, et mina neid seal ähvardasin. Aga lihtsalt ma pidingi neile niimoodi ütlema sellepärast, et nad ületasid oma volitusi. Tähendab, et KredEx sisuliselt ei allunud valitsuse otsustele, ütleme siis niimoodi. Ja ka Euroopa Komisjoni määrused või otsused peaksid olema ka ikkagi nagu täitmiseks. Ja, tuleme nüüd selle
nii-öelda riigipöörde juurde veel, et see oli ikkagi üks asi, mis tõepoolest nüüd siis Eesti saatust väga tõsiselt muutis. Et kui me vaatame seda, et kuhu me olime jõudnud, oli loomulikult koroonaaeg ja nii edasi, aga tegelikult olid maksulangetused, olid aktsiisilangetused, oli oht, et hakatakse tõesti uurima siis rahapesu, oli oht, et tehakse rahvaküsitlus või rahvahääletus teemal, et kas rahvas arvab, et milline võiks olla abielu määratlus ja kas see tuleks sellisena defineerida ka põhiseaduses. Ja neid ohte nii-öelda sellisele liberalistlikule režiimile oli päris palju. Ja see sinu ja Hillar Tederi protsess oli nüüd see, millega siis nagu see valitsus tegelikult murti. Ja võiks ütelda, et tegelikult mingil määral minu arvates murti kogu Eesti poliitilise kultuuri või kogu Eesti nagu lähiajaloo selgroog sellega. Sellepärast, et sealt edasi tuli juba e-hääletuste toel 2023. aastal pukki saanud Kaja Kallase valitsus kogu oma hirmu ja õudusega, mida ta Eestile on kaela toonud. Et see protsess on tegelikult midagi, mis vääriks, ma ei teagi, see vääriks mingisugust lähimat sissevaadet, lähimat nagu analüüsi, mida siis nüüd ikkagi tehti. Tuletame ka meelde, et jaanuari alguses oli saanud Ameerikas presidendiks Biden 2021. aastal ja nii nagu võluvitsaväel teostati Eestis põhimõtteliselt võimuvahetus. Tegelikult seda iseloomustab üks tollase riigi peaprokuröri Andres Parmase intervjuu, kas siis paar päeva peale siis meie nii-öelda kinnipidamist, kui ta siis ütles, et me pidime nad kinni võtma, sest me saime aru, et kuritegu ei pandagi toime. Ehk siis see tegelikult ju näitab seda, et oli vaja luua nii-öelda ajend selleks riigipöördeks, oli vaja kiiresti midagi teha ja ma arvan, et see iseloomustab seda. Tavaliselt ju ongi niimoodi, et kõik need suured vandenõuteoreetikud ka aeg-ajalt nii-öelda või me ütleme siis lobisevad mingisuguseid asju välja, kes asju kokku panevad, et mõnikord nii-öelda kogemata lipsab midagi ja ma arvan, et see, mida Andres Parmas ütles, sellesse suhtutakse väga kergekäeliselt või ta töösõnaga midagi valesti. See näitab tegelikult ära, et oli vaja kriminaalasja. Ja kõigepealt on ju kõige tähtsam selle asja juures on see ju, nii mina kui ka Hillar Tederil oli seal olnud küll seal Keskerakonnaga mingisugused, kus ta oli korra nagu kohtu all olnud, aga mina olin ju täiesti nagu ilma karistuseta ja see mängiti selliselt ja räägiti ajakirjandusele, nagu meid oleks kinni peetud nii, et Hillar andis mulle altkäemaksu ja mina võtsin vastu. Tegelikult ei ole mingit raha liikunud üldse ja meid ei oleks saanud nagu ka tegelikult kinni pidada üldse, kui ühesõnaga niisugust nagu süüdistust või kahtlustust ei oleks olnud. Ehk siis siin tegelikult ilmselgelt valetati kohtule, kuidas täpselt ma neid nüanssid ja ma ei ole ausalt öeldes süvenenud sinna taha. Et võib-olla peab hakkama neid asju nagu täpsemalt lugema, aga ilmselgelt kas nüüd eksitati kohut või on siis teatavasti meil prokuratuuril ja kaapol on oma nii-öelda sõbrad kohtunikud, kes lähevad pea eest tulla nende eest ja teevad mida vaid, kui nad sealt käsu saavad. Aga see ikkagi näitab, et oli vaja, et saaks selle ära nii-öelda kukutatud selle valitsuse, sellepärast, et see rahapesuprotsess oli, ma saan aru, ikkagi väga ohtlik. Esiteks, meid ei oleks muidu rünnatud, niimoodi suvel nagu meid rünnati ajakirjandusest. Seal olid ju nii-öelda nendel nii-öelda kodustatud ajakirjanikud, kes siis meid kogu aeg ründasid. Üks oli Roonemaa ja teine oli Martin Laine, see oli nagu täiesti kohutav. Üllatus. Martin Laine ja Holger Roonemaa. Mis oli nagu selles mõttes päris karm ja siis me saime aru, et me oleme läinud nii-öelda seda sipelgapesa väga kõvasti torkima. Ja
kui ma mõtlen nagu tagasi nende asjade peale, mida me kõike tegime, mis neid tegelikult kohutavalt ärritas. Üks asi, mis kindlasti ka oli siis selleks ajendiks, et see valitsus tuleb laiali saata, oli see, et me hakkasime rahapesu andmebürood tooma ära Rahandusministeeriumi alla. Rahapesu andmebüroo oli keskkriminaalpolitsei alluvuses. Ja mäletan hästi ühte koosolekut, mille me siis läksime sinna keskkriminaalpolitseisse külla, kus meie vastas siis istus tollane keskkriminaalpolitsei juht Alavere ja meie siis ministriga ja nõunikiga istusime teisel pool ja seal juhtus üks selline huvitav seik, et tähendab rahapesu andmebüroo andmebaas oli kõik siis Siseministeeriumi nii-öelda selles IT-haldusalas. Ja meie siis ja härra Alavere ütles sellise lause, et ma loodan, et isegi kui ta nüüd ära läheb, et me saame ikka nagu kasutada seda andmebaasi ja seda rahapesu andmebüroo ja me tegime kõik nagu suured silmad, et mis mõttes nagu. Rahapesu andmebürooga on üldse selline lugu, et selle andmebaasiga seal on teatud rahvusvahelised nõuded ja sinna ligi ei tohiks üldse keegi saada, rääkimata siis keskkriminaalpolitseist. Ja ma arvan, et juba seal jooksis meil keskkriminaalpolitseiga nii-öelda must kass meie vahelt läbi. Ja me hakkasime ikkagi siis, nagu me päris aktiivselt tegelesime selle rahapesu andmebüroo siis Rahandusministeeriumi alla toomisega. Ja siis järgmine seik oli selline, ma saan aru, et siis kõik hakkasid nii väga nii-öelda oma asju ümber toimetama, et kui sa teed mingisugusest andmebaasist ja seal pidevast sobramisest nagu ilma, siis juhtus selline lugu, et siis detsembris, siis circa 6 aega ennem siis minu kinnipidamist, laekus ühele meie nõunikest Lasse Lehisele Siseministeeriumist siis selline taotluse kooskõlastus, et kaitsepolitsei tahab ligipääsu Maksuameti andmebaasile. Maksuamet teatavasti kuulub siis Rahandusministeeriumi haldusalasse. Ja tavaliselt kõik sellised asjad, mis puudutas seal seda rahapesu andmebürood ja neid Siseministeeriumi neid vahelisi nii-öelda liikumisi, need käisid kõik läbi minu. Aga ilmselt siis arvates, et võib-olla Lasse Lehis paneb linnukese ära. Ja Lasse Lehis kohe teavitas mind, et kuule, et niisugune asi on tulnud, ma saadan sulle edasi. Saatis mulle edasi, me kohe teavitasime Martinit ja Martin Helmet, eks siis rahandusministrit ütles, et ei, mitte mingil juhul keegi nagu ligi ei saa. Meil juhtus neid anomaaliaid. Meil oli näiteks suvel, siis kusagil juuli lõpus, augusti alguses juhtus üks päris kole asi, kui mingisugune tolli andmebaas avanes kõikidele. Nii-öelda täiesti juhuslikult said sinna kõik ligi, kes tahtsid. Mind jälle isiklikult teavitasid sellest täiesti kõrvalised isikud, et kuule, selline lugu on juhtunud. Ja siis ma teavitasin koheselt sellest ministrit. Minister kutsus välja kantsleri Veiko Tali, kes ütles, ja ma olen teadlik, ma ei pidanud vajalikuks sellest üldse ministrit teavitada. Et meil juhtus päris palju selliseid imelikke asju, nagu selles ajast siis, kui me seal valitsuses olime. Et kui kõik inimesed arvavad, et meil on, kuidas ma siis ütlen, et meil käib aus asjaajamine, siis tegelikult käib kulisside taga meeletu susserdamine igasuguste andmebaasidega, nendesse ligipääsude otsimisega, pealtkuulamiste, jälitamistega, mida vaid. Nüüd siis tuli Harju maakohtult otsus, kus põhimõtteliselt mõisteti õigeks Teder, ärimehed tegelikult täiesti ja sind mõisteti süüdi selles nii-öelda toimingu piirangu rikkumises. Ja põhimõtteliselt kõikides teistes aspektides ei mõistetud süüdi. No see on nüüd ikkagi väga märgiline, et kohus teeb ka sellise otsuse. See näitab seda, et see protsess ilmselt tõenäoliselt see läheb nüüd siis edasi järgnevatesse kohtuastmetesse veel, aga see kohus annab ikka väga selge indikatsiooni, et see protsess on olnud ikkagi selline näidispoomine ja poliitiline protsess.
no jah, sest et ma ütlen, et kui nagu seda otsust lugeda, siis sealt lihtsalt on iga süüdistus nagu, mis on suunamine, survestamine, tähendab suunamine ja survestamine tegelikult ei ole minu meelest üldse kriminaalkuritegu. Ja kui ma teen oma tööd, tähendab nõunikul ei olegi võimalik tegelikult väga nagu suunata või survestada või kui ma loen koalitsioonilepingut ja kui keegi seda ei täida, siis minu töö on öelda neile, et sõbrad, tehke oma asjad korda. Nii et kuidas ma siis ütlen, see tundub ikkagi väga nagu nii-öelda pliiatsist välja imetud kogu see kokkukirjutamine või siis nii nagu ma ütlesin, eks ole, et väga võimalik, et keegi sai sealt inspiratsiooni, et kui ma oleksin ministri nõunik ja kui mul oleksid sellised tutvused ja ma ei tea, võib-olla keegi kujutab ette, et ministri nõunikul on tohutu mõjuvõim, aga ma siis nagu teeniksin selle pealt. Vähemalt mulle tundub niimoodi. Aga mida ma tahan öelda, ma tegelikult tahaksin natukene peatuda üleüldse seadusandlusel, sellepärast, et mina ju ministeeriumis tegelesin seadusandlusega. Ja meil oli jällegi niimoodi, et koalitsioonileppesse oli sisse kirjutatud kriminaalmenetluse tähtajad. See on jälle üks vana ja pikk nii-öelda lohisev teema. Sellest ei saada ka üle ega ümber, et vaatamata, et nüüd on sul võimalik, kõikidel on telefonid, igale poole pannakse sulle mingisugused nutikad, ühesõnaga sa saad inimesi jälgida 24/7 ja ikka võtavad need uurimised aega aastaid. Ma ei saa nagu sellest aru, et kui vanasti oli niimoodi, et 2 kuuga pidi olema sisuliselt süüdistus koos, erandkorras võis prokuratuur seda pikendada veel 2 kuu võrra ja kui sealt midagi ei tulnud, oligi kõik. Asi oli nagu lõpetatud. Nüüd on siis aastate kaupa kuulatakse, siis kirjutatakse seda kokku, ma ei tea kui kaua. Ja ma toon veel nagu niisuguse näite, et Leon Glikman muuses on väga hästi nagu selle kohta öelnud, et kõik, mis toimub kohtueelses menetluses, on inkvisitsiooniline menetlus. Ja hiljem läheb siis see kasutusena tõenditena ja seda juba siis kohtus nii-öelda võistlevas menetluses. Ja see tähendab seda, et sisuliselt kõik, ütleme siis niimoodi, et kõik, mis vähegi see inimene teeb, sisuliselt pannakse nii-öelda sinna toimikusse. Ja kui me vaatame siis, kui palju on tegelikult nagu rämps infot, kui mul oli esitatud 17 000 lehekülge, oli see toimik. Ja kui me loeme kohtuotsust, siis me nagu vaatame, mis sellest nagu järgi jäänud on, mida võib nagu tõenditena kasutada. Ja huvitav on veel kogu selle asja juures see, eks ole, et nüüd see prokuratuur paneb seda jälitab kõigepealt seal, meid jälitati selle üle natukene poole aasta, siis pannakse seda kõike kokku 2 aastat ja siis, kui sulle see süüdistusakt esitatakse ja siis sa tead, et sul on seal mingisugune, sa tead, et see toimik koosneb 17 000 leheküljest ja siis antakse advokaatidele aega 30 päeva sellele vastata. Ja lisaks on veel see, et kui sa oled juba süüdistatav, sul on süüdistus esitatud, siis sa ei tohi, ühesõnaga ise, sa ei tohi selle toimikuga tutvuda, sulle seda toimikut ei anta. Ainult koos kaitsjaga. Eks te nüüd kujutate ette, et kui ma loen 17 000 lehekülge koos kaitsjaga, mis see nagu maksab, ehk siis menetlus on karistus, sealt hakkab see kõik nagu pihta ja see tohutu kohtu koormamine, see võistlev menetlus, eks ole, et see kohtueelne menetlus on siis niinimetatud inkvisitsiooniline menetlus ja siis pärast on nagu võistlev menetlus. Ja tegelikult prokuratuur peaks panema siis ju süüstavad asjaolud ja kui ka mitte süüstavad asjaolud. Aga neid mitte süüstavaid asjaolusid ei ole üldse. Ma toon lihtsalt ühe väga absurdse näite ühesõnaga. Minu tütar rääkis mulle ühest unenäost. Ja nad kirjutasid selle unenäo sinna materjalidele sisse. Unenäo. Ja kui ma läksin kaitsepolitseisse linte kuulama, siis ma küsisin, kas te teate, mida te teinud olete või? Ja ma pean teile ütlema kahjuks, tõesti, see inimene ei saanud aru, millest ma räägin. Siis ma ütlesin, kas te saate aru, et te olete sisse kirjutanud ühe unenäo kirjelduse.
Tütar nägi midagi unes ja rääkis mulle seda. Te olete kirjutanud selle sisse. Ei no me ei tea, mida teie unes näete. Ma ütlesin, et te ei peagi teadma, aga te kirjutasite selle sinna sisse. Ühesõnaga, see oli niivõrd, kuidas ma ütlen, et absurd, eks ju. Siis ma toon veel niisuguse, ma pean ikkagi paar head näidet tooma nagu. Ühesõnaga, kriminaalmenetlus siis tähtaegadega, millega ma tegelesin jälle sellepärast, et see oli kirjutatud koalitsioonileppesse. Prokuratuur väitis, et ma tegin sellepärast tegelesin, et ma teadsin, et ma kavatsen hakata kuritegu toime panema ja nüüd ma tegelesin sellega, et nad lühendavad need tähtajad ja siis nad ei jõua mind uurida. Aga Taavi Pernil on väga lühike mälu. 2015. aastal käis meie EVEA delegatsioon riigiprokurör Lavly Perlingu juures ja rääkisime kriminaalmenetluse tähtaegadest, sellepärast, et ettevõtjad ei olnud rahul igasuguste tähtaegade ja venistamist ja isegi sellepärast selles mõttes, et kui keegi oli mingit kahju saanud, siis sa tahtsid, et asju kiiresti menetlevad ja ettevõtted võivad pankrotti minna. See oli nagu suur probleem, need kriminaalmenetluse tähtajad. Ja minu üllatuseks, kui ma hiljem seda protokolli lugesin, see protokollija, kellest me seal siis kõik rääkisime sellest menetlustähtajast, oli Taavi Pern, kes viibis selle koosolekul juures 2015. Ja siis ta väidab, et 2020 ma tegelesin sellepärast kriminaalmenetluse tähtaegadega ja ühesõnaga, et ma tean, et ma hakkan kuritegu toime panema. Et mis mõtlemine on riigi juhtiv prokuröril. Ja toimingupiirangust rääkimata selles mõttes, et sellega ma tegelesin üldse ainult sellepärast, et ma kavatsesin kuritegu toime panna. Aga ma tahan öelda näiteks prokuröride töökohta natukene rääkida. Viimasel ajal on prokurörid saanud väga palju kriitikat, me teame, alates seal Vavrenjuki protsessist ja Kaer-Lemberi protsessist ja seal on olnud seda päris palju. Vavrenjuki protsessis, kohtunik Vavrenjuki protsessis oli siis selline lugu, kus Taavi Pern üldse nagu eemaldati sellest protsessist seoses vassimise ja ütleme, võib-olla, et ei olnud otseselt valetamisega, aga seal mingite valeandmete esitamisega. Nüüd ma toon sellise näite. Kui keegi võtab lahti prokuratuuri lehekülje ja tahab esitada kuriteokaebuse, siis selle ankeedi lõpus on kirjas selline seik. Karistusseadustik paragrahv 319 valekaebus. Ja seal on toodud ära selline asi. Kui sellega on kaasnenud tõendite kunstlik loomine, karistatakse rahalise karistuse või kuni 5-aastase vangistusega. Näiteks EHA-võrgu protsessis Taavi Pern, riigi juhtiv prokurör, lõigi tõendeid kunstlikult. Nüüd, kui me vaatame, et siis kuidas meie seadusandlus on tehtud, eks ole, kõik see, mida hakati tegema, kui hakati tegema seda korruptsioonivastast seadust, kodifitseeriti siin seda karistusseadustikku, kriminaalmenetlust ühesõnaga, siis kõik on tehtud niimoodi, et jumala pärast mitte ükski ametnik, mitte ükski prokurör, mitte ükski politseinik, et nendega mitte midagi kunagi juhtuks, aga kõik teised me lihtsalt tühistame või paneme vangi või siis nagu karistus ongi menetlus. Kui seda kohtuotsust vaadata tegelikult, siis on ju see huvitav seik, et see kogu 17 000 leheküljeline tohutu oopus, eks ju, mis pandi kokku pealtkuulamise alusel, see ei ole ju jõudnud Harju Maakohtu otsuste järgi üleüldse relevantseks ja ei ole saanud relevantseks, ei ole tõendatud või see ei ole saanud selles kohtuotsuses konkreetset tagasisidet. Kohtuotsus on ütelnud, et tegelikult suurem osa sellest asjast, mida on kokku korjatud, on lihtsalt selline läbimõtlematu töö tegelikult, et süüdi on sind ju mõistetud ainult toimingupiirangu rikkumises, mida saab siis põhimõtteliselt tuvastada ilma mingisuguste järelkuulamise
menetlusteta, eks ju. Ehk siis see on selline pigem nagu juriidiline tasand, eks ju, et nähti, et seal midagi on siis, no tuleme selle juurde ka tagasi, eks ju, mis mõttes toimingupiirangu rikkumised ja kuidas sa seda siis kohtu arvates või rikkusid või selle süüdistuse arvates siis rikkusid. Aga suurem osa sellest tohutust järelkuulamisest on osutunud mõttetuks. Täiesti. Aga muidugi ma tahan öelda seda, et me oleme siin nüüd teinud pressikonverentsi ja nüüd me esinen siin saates, eks ju. Ma annan endale täielikult aru ja et meie süvariik või sündikaat või sündikaniseerunud süvariik, ükskõik kui me seda nimetame, eks ole, kindlasti teeb mega jõupingutusi, ühesõnaga, et saada ringkonnakohtus kindlasti nagu kokku selline kohtukoosseis, keda saab nagu mõjutada või kes on, ma ei tea, EKRE vihkaja või üldse konservatiivsuse vihkaja või vaatab seda, inimesed on ju tegelikult subjektiivsed ja meil on ju teatavasti laialt levinud, kui öeldakse, et kohtuniku sisetunne. Ütleme siis niimoodi, et ma saan aru, et see pall võib minna hoopis nagu teise väravasse, sellepärast, et tegelikult võib selles kuidas ma ütlen, et sa võid sealt noppida kindlasti välja, mingeid teistmoodi asju ja teistmoodi põhjendada. Küsimus on ju tõlgendamises. Täiesti. Ja kui prokuratuur on praegu võtnud niimoodi, et ta kuuleb mingit kõnet, võtab siit 3 sõna, siis jätab 100 sõna vahele ja võtab järgmised 3 sõna ja paneb sealt kokku, et vaadake, mida nad rääkisid, leppisid kokku millestki. Et seda kõike siis ütleme, Kas see oli üks selliseid praktikaid? Tuvastasid sa seda? Ja. Et põhimõtteliselt võeti kontekstist välja lauseid, mõtteid, aga see on ka kohtuotsuses nagu kirjas, eks ole. Et ma pean ütlema seda, et ma ei pea Eesti riiki mitte mingisuguseks õigusriigiks. Minu meelest valitseb meil jõustruktuuride ja õiguskaitseorganite diktatuur. Ma olen meil ei ole mitte mingit õigust rääkida demokraatlikust õigusriigist, mitte mingit, sest see, mis tegelikult toimub kas või selle sama riigipöörde valguses, see ei ole õigusriik. Ja meile täna ikkagi nagu kapo ja prokuratuur dikteerivad see, kuidas, ma lihtsalt ütlen, et kuidas meie prokurörid võivad nagu võltsida, valetada. Teine niisugune staarprokurör, kes meil võltsimiste valetamistega tegeleb, on Vahur Verte peale Taavi Perni. Nendega ei juhtu mitte midagi. Ja vaadake, ma ütlen näiteks, kohus on ju ka tegelikult tauninud ühesõnaga mõlemi prokuröri tegevust, selle kõik välja toonud, need kohtuotsused on olemas, kõik võivad neid otsida ja vaadata. Ja näiteks ma toon niisuguse asja, et Vahur Vert esitasid valeandmeid, võltsisid menetlusdokumente, kasutasid võltsituid menetlusdokumente, takistasid teadvalt menetlusosalise kohtueelse menetlusele ilmumist. Ühesõnaga, see kunstnike tõendite loomine, see on täiesti nagu tavaline. Ja siis ennem, kui ma lugesin ette paragrahvi, kui keegi kirjutab kuriteokaebuse, siis ta peab vaatama, et see isik seda jumala pärast ei teeks, ehk see inimene. Aga kui prokurörid teevad, siis on kõik nagu hästi. Ma tahan öelda veel seda, et meil on olemas, eks ole, ka prokuratuuri seaduses on olemas ka teenistuslik järelevalve. Ja teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle teostab justiitsminister. Aga siin on niisugune üks lause osa, et justiitsministri teostatav teenistuslik järelevalve ei puuduta prokurörile seadusega pandud ülesannet täitmisel tehtud otsustusi ega tohi kahjustada prokuröri sõltumatust. Kui prokurör ikka sõltumatult valetab ja sõltumatult võltsib andmeid, siis ei ole siin ikka ministril mitte midagi öelda. Täiesti sõltumatu prokurör. Ma nagu ei saa sellest aru, mis meil riigiprokuratuuris toimub, tõsiselt ei saa aru, aga ma ütlen ausalt, et nii palju, kui on praegu juhtunud, muidugi see Kajar Lemberi protsess, see on ikkagi tegelikult ajalugu tegev, Eesti nagu õiguses. 9 aastat kestev protsess, eks ju. Siis Eveli Vavrenjuk, mis muuses. Eveli Vavrenjuk ju mõisteti kriminaalasjas ju täiesti õigeks.
ja täpselt samas asjas, täpselt samad episoodid distsiplinaarmenetluses ta mõisteti nagu süüdi ja karistati. Täpselt samas asjas. Ehk siis, mida tegi nagu Riigikohus. Noh, siis tuues seal näited, et seal on mingisugused asjad on nagu ebaeetilised. Ma küsin, aga kui prokurörid valetavad, kas see ei ole ebaeetiline? Kuidas nagu, nagu piinlik öelda tõesti, et kas siis kaitsepolitsei ja prokurörid on tõesti nii lühikese süütenööriga, et kui Eveli Vavrenjuk mõisteti õigeks, sõbrad, jätke järgi. Kui te panete omal kabineti uksi õhtul kell 5 või kell 6 kinni, siis teie töö on lõppenud. Ärge minge kätte maksma, ärge tegelete sellega. Ja võib-olla on ikkagi Eestis vaja hakata testima neid inimesi, kes lähevad prokurörideks, kes lähevad kaitsepolitseisse tööle. Võib-olla ikkagi kõik inimesed ei sobi sinna. Kui sind juhib ikkagi ainult kättemaks ja see, et sa mitte mingil juhul kaotada ei tohi, et sa pead alati nagu võitma ja alati ninapüsti käima, võib-olla need inimesed ei sobi sinna. Elus tuleb kaotustega ka leppida, aga mõned ei lepi kunagi. Mida see toimingupiirangu rikkumine sisaldas? Toimingupiirangu rikkumine sisuliselt, see on, kuna see läheb, eks ole, kohtusse, nüüd siis ma ei tea, kui palju ma seda sisu tegelikult nagu tahaksin avada, aga mida ma tahaksin öelda, et ma pigem räägiksin natuke selle toimingupiirangu kriitikast ja miks see ka minu laual tol korral oli, et sellega peab nagu tegelema, kui ma ministri nõunik olin. Toimingupiiranguga on see probleem, et see toimingupiirang on nii, kuidas ma ütlen, lai mõiste, et sellest ei saa inimesed aru, ütleme siis niimoodi. Kui tegelikult on, ütleme siis niimoodi, et tegelikult on õiguses peaks olema üks niisugune põhimõte, et kõik seaduse pügalad peavad olema kõikidele inimestele arusaadavad. Kui sa lööd seletavasse sõnaraamatusse sisse toiming, siis mis sealt tuleb? Toiming on kõik. Kui me vaatame neid kohtuotsuseid, mis on olnud toimingupiirangu rikkumisega, siis see puudutab ikkagi põhiliselt allkirja andmist, otsustamist või hääletamist. Minu puhul ei ole ühtegi neist 3 faktist. Mitte ühtegi. Mida sulle ette heidetakse selles osas? Ma osalesin seal mingil koosolekul, osalesin kirjavahetuses, ma olin seda sunnitud tegema, sellepärast, et Lasse Lehis oli ministri nõunik FIE-na, tal ei olnud ligipääsu andmebaasi ehk Deltasse ja minu kohustus oli kõiki Lasse asju vahendada. Ma ei otsustanud kusagil midagi, ma lihtsalt vahendasin, saatsin teistele, kui näiteks ametnikud kirjutasid kirja, kuule, sellega on vaja kiiresti midagi teha, siis jooksin kiiresti sinna ministri juurde, küsisin, kuule, mis me nüüd edasi teeme? Minister ütles, kuule, tead, sellega on nii. Panin selle kirja, saatsin ametnikele tagasi ja see on see kuritegu sisuliselt. Ja osalesin ka vist ühel koosolekul. Et kahjuks ütleme siis niimoodi, et ma tahaksin natukene rääkida üldse Eesti õigussüsteemi silmakirjalikkusest ka. Ülle Madise on mitu korda Riigikogu ees, lisaks õiguskomisjonis rääkinud sellest toimingupiirangust ja selle määratlemisest. Ja ma loen siin ette ühe lõigu, mida ta öelnud on. Pole üheselt selge, kas toimingupiirang kohaldub või mitte. Nüüd eeldatakse, et iga inimene peab suutma ise tõlgendada, kas tema tegu on keelatud või lubatud. Normist või ühestki normi seletusest ta sellele küsimusele vastust ei leia. Kui aga võimalik tagajärg on karistus, siis peab inimesele olema teada, mis on lubatud ja mis on keelatud. Ehk õiguskantsler ütleb, nüüd samas, ta on öelnud mitmeid kordi, näiteks ka toonud välja korruptsiooniohu. Toimingupiirangu rikkumisest rääkides räägitakse kogu aeg korruptsiooniohust ja ennetamisest ja piiramisest ja kõik on ju. Korruptsioonioht on üldine ja määratlemata mõiste, mistõttu on ametiisikult sageli keeruline eeldada, et ta pidi olema teadlik korruptsiooniohust. Kõik lihtne, aga õiguskantsler ei ole teinud mitte midagi peale rääkimise. Tegelikult on ette nähtud protseduur.
ta peabki toimetama nende asjadega Riigikogus, õiguskomisjonis ja kui sealt tuleb lõpuks nagu ära ütlev vastus, ta peab ikkagi tegema seal kirjalikult pöördumised, siis ta peab sellega minema Riigikohtusse. Ta ei ole teinud seda. Alates 2018. aastast on ta sellest rääkinud. Aga see on silmakirjalik. Mis põhiseaduse kaitse, mis inimeste kaitse? Toimingupiirangu rikkumine ja mis mulle veel tundub, eks ole, võib-olla see on selline minu fantaasia, aga kui meil on ju olnud nüüd juba see toimingupiirangu rikkumine on olnud alates, minu meelest kõne oli juba mingi 2014-15 juba hakkasid need probleemid pihta, ja sisuliselt 10 aastat. Meil on olnud ju mitu valitsust sel ajal ja õiguskomisjonis on liikmed vahetunud. Miks keegi mitte midagi ei tee? Kõik peaksid ju aru saama. See on, eriti on ohtlik on see ju kohalike omavalitsuste üldse kogu selles süsteemis ja hääletamised ja eriti kui on väiksed kohalikud omavalitsused. Et miks sellega ei tegeleta? Toimingupiirangu rikkumisest saab siis kriminaalkorras karistada. Kas see kuulub kriminaalõiguse? See sõltub sellest, kui suur on summa. Et kui summa on üle 40 000, siis ta on nagu kriminaalselt karistatav, kui on alla selle, siis ta on väärtegu. Ja seal on nagu, kurb on kogu selle asja juures see, et see mitte tegemine ka nende Riigikogu, nende selle komisjoni poolt, ma arvan, et see on seal, mulle tundub, et inimesed kaalutlevad seal. Et mis me sellega tegeleme, et vaata, aga nüüd kui tulevad järgmised ja järsku me saame sealt kedagi koalitsioonist minema pühkida ja midagi teha ja võib-olla saame vastutusele võtta. Et seal on, ma arvan, niisugust natukene niisugust ebaõiglust ja ebamoraalsust ka kogu selle asja juures. Sellega nagu julgete tegeleda. Mida see protsess sinule on nüüd tähendanud? Kõik need aastad alates 2021. aastast 2025. aastani välja. 4 aastat, rohkem kui 4 aastat. No. Mida ta sulle majanduslikult on teinud psühholoogiliselt? Millist mõju on see kafkalik protsess nagu otsesemas mõttes avaldada? Kõigepealt ma olen saanud väga palju targemaks. Tähendab, et sellel on olnud kindlasti nagu üks väga positiivne külg. Ma olen väga palju analüüsinud kogu meie seda riigi vastutuse seadust, samuti mida meil täna ei eksisteeri, et riik võib teha, mida tahab. See, kuidas meil on tegelikult mingisugused, kuidas ma siis ütlen, kuritegeliku mõttelaadiga organisatsioonid on võtnud Eesti riigis üle juhtimise ja ka riigi juhtimise, ehk siis nemad teavad, kuidas riiki tuleb juhtida. Ma olen selles osas saanud väga-väga targaks. Ütleme nii, et see on nagu kogu selle asja üks pool, eks ju. Nüüd need igasuguste pikkade kohtuprotsesside ja nende süüdistamisega kaotasin ma oma siis selle maja, mille eest ma võitlesin, aga see ju tuleneb juba kogu sellest eelnevast protsessist ja siis sellest majanduskuritegevusest, mis tegelikult minu vastu tehti minu ettevõtetega. Ja ma ei tea, kui see saladus ei ole, kui palju sa oled maksnud advokaatidele ja kohtu... Ma olen maksnud ikkagi nendele igasugustele muudele protsessidele. Minu advokaadikulud selles protsessis on maksnud EKRE. See summa on väga suur. Kui nad ise seda välja ei käi, siis ma seda ütlema ei hakka. See ei ole 100 000. See on kordades suurem. Ja ütleme siis niimoodi, et mul on olnud väga keeruline, loomulikult, sellepärast, et ma ei ole saanud teha mingit tööd, mida ma oskan teha, kas või seda konsultandi tööd, sellepärast, et ettevõtted kardavad minuga suhelda. Minu partnerid, kes on ise tulnud kusagilt välismaalt minuga suhtlema, on lõpuks nagu ära kadunud, sellepärast, et kardetakse. Nii et selles mõttes keeruline ja rahalduselt ongi keeruline, aga ma arvan, et ma olen kasvatanud oma vaimu väga tugevaks ja ma arvan, et see väga suur õpiprotsess, mis mul nagu olnud on, ma arvan, et ma saan seda tulevikus riiki teenides, kui mul seda lastakse teha, nagu hästi rakendada. Nii et me ju kõik loodame parimat ja lootus sureb viimasena, nagu me teame, et ma ikkagi loodan, et ringkonnakohtus ka mind mõistetakse õigeks toimingupiirangu rikkumises, sellepärast, et nagu ma ütlesin, ma ei ole otsustanud, ma ei ole hääletanud ja ma ei ole kuhugi allkirja andnud
ja täitsin oma tööülesandeid, mida pani mulle minister ja teised nõunikud, millega meil oli kokkulepe või ministri poolt andnud kokkulepe, et mina ei ole otsustanud mitte kellegi, mitte mingi advokaadibüroo kasuks. Et selline on see pilt täna, et ütleme niimoodi, et majanduslikult ja rahaliselt ei ole olnud kerge, on keeruline ja loodan, et tulen välja. Ja, kahtlemata loodame kõik seda. Me oleme otsapidi sellest rääkinud juba siin saates, et riik põhimõtteliselt ja selline riigi süvastruktuur, kaporatuur, prokuratuur, kapo ei vastuta mitte millegi eest. Et puudub ka see vastutuse mehhanism üldse, et mille kaudu üleüldse võiks hakata vastutama, et inimesi võidakse võtta pihtide vahele, algatada protsesse, algatada põhimõtteliselt menetlusi ja protsess, nagu me teame, on iseenesest juba karistus, et sa oledki nende pihtide vahel, sa kirjeldasid seda väga hästi, et inimesed ei taha enam sinuga suhelda, kuna kõik igal pool on maalitud sinust pilt kui kõige hirmsamast kriminaalist. Et kuidas seda olukorda nagu parandada? Ma arvan, et see on nagu peamine küsimus, mida nüüd nagu konservatiivid ja rahvuskonservatiivid siin peaks nagu hakkama sellega tegelema, et mis on need hoovad ja mis on need reaalsed sammud, millega seda riigi omavoli, antud juhul prokuratuuri ja kaitsepolitsei omavoli lihtsalt parandada. Mis tegelikult me võime ilmselt selle omavoli, nagu me oleme ka siin rääkinud, tagasi viia sellistele poliitilistele sümpaatiatele, isiklikele sümpaatiatele võib-olla isegi, aga võib-olla kõige laiemalt ka mingisugustele struktuursetele otsustele, eks ju, et kui ikkagi teatavale sündikaadile või teatavale seltskonnale ei sobi teatavad poliitikad, siis võetaksegi ette sellised protsessid. Mida teha? Ma arvan, et kõige esmane samm, mida tuleks teha, on see, et me peame kõik need segased paragrahvid, mis meil täna selles karistusseadustikus, korruptsioonivastases seaduses, kriminaalmenetluses, me peaksime esmalt kiirkorras ära menetlema need niisugused malakad, millega on võimalik siis nii-öelda oma poliitilisi vastaseid kõrvaldada. Kõik need igasugused toimingupiirangud, mõjuvõimuga kauplus, need tuleb kõik läbi vaadata, need tuleb suruda raamidesse, täiesti kindlalt, nagu ma toimingupiirangu kohta ütlesin, otsustamine, hääletamine, allkirjastamine, kogu lugu, kõik läbi. Samamoodi peab olema selge, mis asi on korruptsiooni oht. Ühesõnaga, neid on, ütleme siis niimoodi, et neid asju ei ole tegelikult väga palju, millega tegeleda, aga need on asjad, mis tuleks ära teha. Teiseks tuleks võtta ette üldse niisugune asi nagu riigivastutuse seadus, mis tegelikult üldse ei toimi. Siis tuleks vaadata üle selline asi, ma toon lihtsalt jällegi oma sellest sellest näite või siis ütleme advokaaditasude kompenseerimisest, eks ju, kui kompenseerib, ütleme, et kohtunik kompenseerib seal natuke üle kolmandiku, ütleme, tasudest ja ütleb niimoodi, et aga teate, et milleks teile nagu 2 advokaati? Teil ei olnud mingit vajadust 2 advokaadi, mis siis, et seal on 17 000 lehekülge? Mis siis? Põhimõtteliselt, ja ma kujutan ette, et ma oleksin võinud sinna ka täiesti ilma advokaadita minna, võtta sealt mingisuguse tasuta riigiõigusabi ja põhimõtteliselt seda absoluutselt on ju. Et võib-olla oleks kohus ise ka sealt välja lugenud seda, et ma ei ole nagu süüdi. Aga kui sa tahad nagu ennast kaitsta, nagu selle tohutu sopa eest, mis sealt tuleb, siis ei ole midagi teha. Aga see, et üldiselt ei maksta inimestele advokaaditasusid välja, ka keda 100% õigeks mõistetakse, see on tavapärane. Kusagil 20-30% on see, mida ikkagi nagu öeldakse, et oi, et see ei ole põhjendatud nii kõrge tunni hind või vaadake seal jäid need üle, need tunnid või vaadake kohtuprotsess kestis nii kaua. See, et näiteks kohtunik läheb saalist välja, ütles, et kohtuprotsess kestis kuni 15:30 ja pannakse kirja tegelikult, et ta kestis nagu 16:00, siis kui see sama advokaat istus veel pool tundi peale selle süüdistatavaga seal kusagil
mu kohtumajas pingi peal ja arutas seda protsessi või mis seal räägiti, mis on ka tema töö, siis see nagu ei olegi töö ja neid ei tasuta nagu lõplikult. Teine asi on see, et paljud inimesed ikkagi saavad tervisekahjustusi. Ja ma tean inimesi, kes on täielikult õigeks mõistetud, kellel on ikkagi see mõjunud tervisele laastavalt. Ja mitte midagi ei juhtu. Mitte midagi. Riik ei kompenseeri mitte midagi. Võidakse kompenseerida, ma ei tea, võib-olla siis keegi saab mingi diagnoosi, mingisugused rohud või ma ei tea, või mingisuguse psühholoogi konsultatsiooni, võib-olla sa pead uuesti kohtusse minema, sa pead uuesti advokaadi võtma, et see on küll absurd, et kui ma olen lugenud niisuguseid uhkusega kirjutatud seletuskirju, kuidas tehakse neid erinevaid eelnõusid, esitatakse Riigikogule ja siis kuidas öeldakse, et oi, et me oleme võtnud seal korruptsioonivastase seadusega või karistusseadustikuga, oi, me oleme vaadanud Saksa seadusandlust ja ma ei tea, Kanada ja Ameerika, ma ei tea, mida kõike ja me oleme pannud kõik sealt kõige paremat nii-öelda igasugused normid nagu kokku. Siis mu küsimus on see, et aga kus on riigi vastutuse seadus? Mille eest siis riik üldse nagu vastutab? Mis tähendab talumiskohustus? Meil on kriminaalmenetluses talumiskohustus. Mis tähendab talumiskohustus? Aga miks ma pean taluma seda, kui prokurör esitab mulle ebaadekvaatse süüdistuse, pahatahtliku ja mul on talumiskohustus? Et mõnes kohas on see riik ikkagi nagu, ma ei tea, ühesõnaga õigusriigis ei saa olla niimoodi, et keegi peab taluma ja keegi teine võib teha nagu mida tahab. Et ehk siis, kui ma rääkisin siin prokuröride valetamisest ja ilmselgelt ikkagi, muuseas ma lugesin jällegi, ma ütlen, et ma olen väga palju viimasel ajal lugenud, kõiki nüüd juba viimaste aastate jooksul ja siin on isegi mingisugused riigikohtunikud öelnud, et kas on ikka õige, et kohtunikud on eluaegselt ametis, nagu seda otsustati 90ndate alguses. Ja mul on jällegi enda kogemusest super näide võtta, on ju. Mul alles hiljuti lõppes siin üks tsiviilasi, mille ma kaotasin, on ju. Ma juba tean ühe sõnaga, et ma nagu kaotan ringkonnakohtus ja Riigikohus võtnud menetlusse. Aga mis on huvitav ühe sõnaga? Et seal oli kohtunikuks, kes siis seda minu asja otsustas. Minu eksmehe endine advokaat. Kellega ma olin nii-öelda nugade peal, on ju. Mis otsus sealt mulle tulla sai, on ju. Miks inimene ei taanda ennast? Tähendab, et kogu aeg ma ei saa aru, ebaeetilisus, ebamoraalsus, valetamine, ühesõnaga, see on nagu reetmine. Need on meie riigis nagu mingisugused normid täiesti. Et selles mõttes on väga keeruline, nii nagu Martin Helme ütles EKRE kõnes, kongressi kõnes, ütles, et tuleb ikka võtta Riigikogul, kutsuda kõik kohtunikud ametist tagasi, hakata ükshaamal ametisse nimetama, et võib-olla tuleb teha sama prokuröridega, võib-olla tuleb teha sama, ühesõnaga üleüldse kõik, et ma küll ütlen, et mina ei näe Eestis neid inimesi, kellega seda teha, et nagu ma siin juba ühes eelnevas intervjuus ütlesin, et võib-olla peame prokurörid Soomest sisse ostma. Ma loodan, et selle mõttega me seda saadet päris ei lõpeta, et peame nagu tõepoolest Soomest inimesi sisse ostma, aga tegelikult see inimeste puudus siin Eestis on tõsine ja see pikka aega toiminud selline sisering, mis on läbi põimunud omavahelistest suhetest, läbi põimunud ka, miks mitte ka suhetest nagu institutsioonide ja organisatsioonidega, mille tegelikult nendel tasanditel ei peaks üleüldse suhtlema, millest muuseas räägib selline raamat nagu Roland Tamm Sündikaat. Me ei jõudnud tänasest rääkida, me küll mõtlesime, et räägime natukene sellest, aga ma arvan, et sellest me saame siin Objektiivi stuudios veel räägitud ka. Et tegu on väga huvitava teosega, aga ma loodan, et siiski päris nii kaugele see asi ei lähe, et me peaksime kuskilt mujalt nagu inimesed sisse ostma, sest see näitaks küll seda, et see riik tegelikult ja see rahvas ei ole võimeline iseseisvuseks ja see rahvas ei ole võimeline oma riigi pidamiseks. Jah, aga ma
ütleme siis niimoodi, et ma tegelikult arvan, et see, et meil see asi nii kaugele üldse jõudnud on, mis toimub meil prokuratuuris ja kaitsepolitseis, ongi see sama sündikaadi ilming, ütleme siis niimoodi, et kui kaitsepolitsei on tegelenud sellise asjaga, ütleme, ühesõnaga ma ei taha öelda kogu kaitsepolitsei, teatavasti seal kaitsepolitseis on ka kuskil vist circa 400 inimest tööl, kuigi see on nii-öelda, mul riigisaladuse luba ei ole, aga me omal ajal, kui ma ministri nõunik oli, tahtsime seal lihtsalt mingi palgafondi ja midagi me tahtsime teada, kui palju seal inimesi on, siis see on salastatud, me ei tea, aga ma isiklikult arvan, et kusagil 300-400 vahel. Ja ega nad kõik ei tegele, ei ole seal keskosakonnas, kes tegelevad selle korruptsiooni ja poliitikute mahajooksmisega. Et seal on ka kindlasti olemas väga pädevaid ja väga toredaid ja väga oma ametile pühendunud inimesi. Ja mida ma arvan, on see, et need organisatsioonid peavad hakkama iseseismiselt puhastuma. Ja arvan seda, et tegelikult kaitsepolitsei see teine, mitte need mustad tõrvatilgad peaksid lõpuks ikkagi oma pea üles tõstma, sellepärast, et juba selle sama raamatu ilmumisega, selle sündikaadiga on ju tegelikult väga palju välja tulnud, kuidas see süsteem kõik töötab. Ja ma arvan, et täpselt sama on prokuratuuris, kus on need tõrvatilgad, täpselt sama on kohtutes, et ma arvan, et need asutused peavad ise seest poolt hakkama midagi tegema. Aga mida rohkem on inimesi, kes räägivad, kes julgevad avalikult rääkida, seda parem see kõik meil on. Nii et ma kutsun üles, et julged, kes te olete hammasrataste vahele jäänud, et andke siis ennast igal pool teada, et võib-olla mitte ainult Objektiiv, aga mingisugused teised podcastid on valmis tegema saateid ja kuulama, et tuleb hakata rääkima. Objektiiv kindlasti ka. Objektiiv ka, aga veel võib-olla, et Objektiiv kõik ei jõua, ma arvan, et seda niisugust, kuidas ma ütleksin, valgust kartvaid asju, mida tuleb hakata nii-öelda valguse kätte tooma, neid on ikka päris palju. Ja, kahtlemata. Ja seda tuleb teha. Tõepoolest, väikese alguse tegime siin sinuga intervjuud pidades. Suur tänu, Kersti Kracht, siia tulemast. Ole hea!